teate ka. Ja enne kui me alustame, mõtlen, et ma võib-olla paari sõnaga räägin, mis imeloom see Keskkonnaõiguse Keskus üldse on. Ja siis juhatan natukene Triinu sisse ka. Et Keskkonnaõiguse Keskus on siis vabaühendus, mis see tähendab, ühelt poolt see tähendab seda, et me ei ole riigiasutusega riigi asutatud organisatsioon, vaid me oleme ikkagi kodanike endi poolt loodud organisatsioon. Aga teiselt poolt me ei ole ka niisugune tavaline ettevõte või äriühing, kes tegeleb peamiselt siis oma ärihuvide edendamisega, kasumi teenimisega, et meie tegeleme ikkagi nii-öelda ühiskondlikes huvides või sellise üldisema kasu nimel. Ja nagu juba nimest kuulete, siis millega me tegeleme, see on keskkonnaõigus. Ehk et meie eksperdid on juristid ja keskkonnaõigus on siis selline õigusharu, mis tegeleb nii inimeste elukeskkonna teemadega kui ka looduskeskkonna teemadega nii-öelda õiguslikult poolest. Aga samamoodi kõik, mis kliimamuutust ja selle õiguslikku poolt puutub, on ka üks osa keskkonnaõigusest. Ja tegevused, mis me teeme, on päris erinevad. Pakume päris palju õigusabi, aga korraldame ka erinevaid koolitusi nii avalikule sektorile kui ka teistele huvilistele. Õiguslikke analüüse, juhiseid oleme teinud. Koos teiste keskkonnaühendustega teostame huvikaitset, mis siis tähendab seda, et me räägime kaasa erinevates suuremates otsuste protsessides, on see siis näiteks mõnele seaduseelnõule seisukohtade koostamine või lihtsalt sellised avalikud pöördumused või soovitused, mida võiks teha, et me oleme näiteks kliimavõrgustiku liige ja kuulume ka Eesti Keskkonnaühenduste koja liikmete hulka ja rahvusvaheliselt ka näiteks rahvusvahelisse kliimajuristide võrgustikku Justice and Environment. Ja lisaks me anname välja ka keskkonnaõigusalast uudiskirja. Ja teemad on meil ka natuke fokusseeritud, millega me tegeleme kliimateemade kõrval, näiteks metsateemad, kaevandamiste rajamist puudutav, erinevate suurte projektide ja kavade kliimamõjude hindamisel vaatame, et see oleks õiguslikult õigesti ja kaasavalt tehtud, aga ka üldiselt inimeste keskkonnaalased õigused, et kuidas on inimestel keskkonnaalastes otsustes võimalik kaasa rääkida, kuidas on neile kättesaadav keskkonnaalane info ja millised võimalused on oma õiguste kaitseks näiteks kohtusse pöörduda. Ja me oleme asutatud 15 aastat tagasi ja meil siis töötab hetkel 4 osalise koormusega kliimajuristi ja neid aitab mina, Tarmo Triivan. Ma olen meie tegevjuht ja Katre on ka meie kommunikatsioonijuht ja Triin on üks juristidest, aga täpsema ülevaate meie meeskonnast ja tegevusest saab muidugi meie kodulehelt. Ja nüüd siis oleme siin alustamas sellist 3-osalist koolituste sarja noortele, kelle hulgast me loodame, et tekivad uued aktiivsed inimesed, kes tegutsevad kas kliimavaldkonnas või soovivad rohkem saada teada keskkonnaõigusest või sinna panustada. Ja siis on esialgu 3 sellist koolitust plaanis, mis näitavad kliima ja õiguste vahelist seost. Kui täna räägime kliimast inimõigustest, siis teine on pigem spetsiifilisem kliima ja juriidika ja kliimakaebused, kohtuasjad kliimateemadel. Ja 3. räägime natuke huvikaitsest ehk kuidas siis oma põlvkonna õiguste eest nii-öelda olulistes otsuseprotsessides seista. Ja lisaks tahaks teiega ka pärast nende koolituste lõppu kokku saada ja kuulata ka teid, mis teil meelde jäi, mis teie tulevased plaanid on, mis on teie jaoks oluline. Et selline lõpuüritus ka, kus me loodame, et osalejad ise võtavad aktiivsema rolli. Ja lisaks siis loodetavasti valmivad ka mõningad materjalid selle tegevuse käigus, mida te saate ise igapäevaselt kasutada ja võib-olla ka koolides saaks materjalidele neid kasutada. Ja see, et me siin täna oleme, kõik see saab tänu sellele, et meid toetavad Euroopa Komisjon ja Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus ja MTÜ-ga Mondo teeme siin ka head koostööd. Ja tänaseks teemaks, nagu ma ütlesin, on siis kliimamuutus ja inimõigused ja nende vaheline seos, millest Triin hakkab õige pea kohe rääkima. Ehk et Triin Jäädma meie juristina on
meil siin umbes 2 aastat töötanud ja eelkõige tegelenud kliimateemadega. Muuhulgas näiteks on ta esindanud kliimanoori ka Enefit õlitehase kohtuasjas. Ja kindlasti me loodame, et tänane koolitus ei jää ainult selliseks, kus Triin räägib ja teie kuulate ja teete märkmeid, et me ikkagi saame pärast kõik ühiselt neid teemasid arutada ja kuulata teie mõtteid ka, aga eks Triin räägib sellest paremini. Läbi, siis on ka õige aeg liituda. Ja üks väike palve veel, enne kui alustame. Ma hea meelega teeks kuvatõmmise või pildi sellest, et me siin kõik koos oleme, kes meid on kogunenud, et oleks tänulik, kui te hetkeks saaksite, kellel võimalik oma kaameraga sisse lülitada ja selliselt üksteisega tuttavaks saada. Ootan ühe lühikese hetke ja siis ma proovin teha pildi ja siis ma annangi sõna Triinule ka. Mina küll kaamerat sisse ei pane. Need, kes panevad, mis ma teen pildi ära, siis on sellega korras. Aga muidu te võite kaamerat sees hoida, see koolituse ajal, kui soovite, võite väljas hoida, aga mikrofoni nii kaua, kui te ei räägi, oleks hea, kui te hoiaksite vaikse peal, sest muidu tekib siin palju müra, et need Zoomi asjad on sellised, et kõigil on mikrofon sees, siis on kohe kõik kuulda, mis seal toimub. Aga ma arvan, et ma saan nüüd anda sõna Triinule üle ja soovin siis meeleolukat kohtumist. Nii, tere. Veel neile, kellele ma tere ei ole öelnud. Ma loodan, et ma olen hästi kuuldel. Kui mind ei ole kuulda, siis andke märku. Mina olen siis Keskkonnaõiguse Keskuse jurist. Mul on väga hea meel, et meid on siin ikka omajagu, et on huvilisi, keda see teema võib-olla kõnetab. Et mina igatahes pean seda teemat väga oluliseks, aga Eestis kuigi palju kõlapinda ei ole see saanud. Ehk siis kliimamuutuste seos inimõigustega. Et mujal maailmas on sellel suunal arukalt avalikke pöördumisi, artikleid, raamatuid, konverentse ja ka palju inimõiguste argumentidel kliimakohtukaebusi algatatud ja väga palju neist on just noorte poolt algatatud. Ja minu eesmärk on täna teha sellesse teemasse sissejuhatus, et järgmisel koolitusel või üritusel ma räägiksin rohkem praktilistel teemadel, rohkem kliimakaebustest ja kuidas teie saaksite konkreetselt kaasa rääkida, õiguslikke vahendeid kasutada ja nii edasi, aga täna on selline tõesti üldtausta loomine. Ja ma mainin ka ära, et mina ise ei ole inimõiguste ekspert, vaid olen siis noor keskkonnaõiguse jurist ja entusiast. Ja ma arvan, et me võime slaididega alustada, ma ise ei jaga slaide, aga mul on kolleeg, kes neid slaide jagab. Ja üks moment kohe saame selle tehnilise poole ka, et meil nagu ikka sellistes asjades tulevad aeg-ajalt ette väiksed tehnilised tõrked, ehk et Katre, kes pidi neid jagama, ta ei saa seda teha, aga ta saadab mulle kohe need slaidid ja siis me saame edasi minna. Aga igatahes, kuna meil on siin palju neid, kes pole juura valdkonnaga kursis, siis ma alustuseks annakski kiire selgituse, et mis see õigus on. Et eesti.ee saidid leidsin ma tegelikult päris head definitsioonid, hea selgituse, et mis see on. Ma näitaksin neid ka slaidi peal, aga praegu slaide ei saa näidata, et siis ma selgitan ise siis oma sõnadega. Et ühesõnaga, õigus on loodud selleks, et siis ühiskondlikest kokkulepetest peetakse kinni ning et riigis pühiks rahu ja turvalisus. Õigus on siis selline sotsiaalse kontrolli vahend ja õigus toimib sotsiaalses keskkonnas, arenedes ja muutudes, kohanedes ühiskonna oludega, nii et
et see õiguslik lahendus oleks alati õiglane. Ehk see on oluline aru saada. See õigus on muutuv ja õigusnorme kehtestab, õigusnormide loojaks on siis Riigikogu, valitsus või minister. Ja selles olekski hea meelde tuletada, et õigus on siis nii-öelda inimeste poolt objektiivsele reaalsusele rajatud fiktsioon, sama nagu see on raha, riik, religioon ja nii edasi. Aga loodus ise on objektiivne. Selles ei ole mingit raha, riiki, religiooni, õigusi. Et kui mina niimoodi mõtlen, siis mõjub see mulle kuidagi vabastavalt, et me saame seda fiktsiooni ju muuta, kui see meid enam ei teeni. Aga loodusseaduse me paraku muuta ei saa. Ja riik peab õiguse täitmist tagama vajadusel siis riigi sunniga ja kui õigusnorm pole tagatud riigi sunniga, siis ei ole tegemist mitte õigusnormiga, vaid näiteks moraalinormiga. Ja sellega seoses oleks huvitav võib-olla tähelepanu juhtida, et näiteks loomadel meil ei ole õigusi, meil ei ole loodusel õigusi, aga me justkui oma retoorikas viitame sellele, me justkui mõtleme niimoodi. Vähemasti osad meist niimoodi mõtlevad ning osades riikides on juba ka loodusele ja loomadele õigusi antud. Et see võib olla praegu selle moraalsel tasandil, et me tunnetame, et neil justkui on õigusi, aga praegu neid kahjuks meie õiguses veel ei ole kehtestatud. Aga see on hästi põnev suund, et näiteks Euroopas on meil Hispaanias üks järv, millele peagi ilmselt antakse õigused ja mujal pool maailmas on ka juba loodusele õigusi antud või on andmisprotsess käimas. Nii et see on siis õigus. Väike lühike kokkuvõte. Nüüd tutvustan teile ka kohtusüsteemi järgmisel slaidil, et kohtuvõim on teistest võimudest ja nende mõjusfäärist eraldatud. On selline võimude lahususe printsiip, et õigust mõistabki ainult kohus, see tähendab lõppastmes on siis otsustab vaidlusküsimusi kohus. Ja Eesti kohtusüsteem on meil siis 3-astmeline. Ja väga paljudel juhtudel öeldakse, et meil on veel ka, et tegelikult me saame pöörduda justkui sinna Euroopa Liidu kohtu poole, kui me ei ole rahul nende otsustega, mis meie kohtud teevad või näiteks Euroopa Inimõiguste kohtu poole. Et see peab paika, et tegelikult teatud juhtudel see on keerukam muidugi, aga meil on ka Euroopa Inimõiguste kohus, kuhu me näiteks saame pöörduda, kui me oleme oma riigi siseselt kohtuastmed juba läbinud. Ja me ei ole selle otsusega rahul, siis teatud juhtudel me saame pöörduda ka inimõiguste kohtu poole. Nii, mis on inimõigused? Tutvustan seda ka põgusalt. Need inimõigused järgmisel slaidil on õiguslikud normid või standardid, mis reguleerivad siis inimeste käitumist ning kaitsevad nende elu ja väärikust nii individuaalsel kui kollektiivsel tasandil, sealhulgas siis inimese ja riigi avaliku võimu vahelisi suhteid. Et sageli kasutataksegi inimõiguste termini kõrval ka põhiõiguste terminit. Ma vahetaks slaidi, kui võimalik. Nii, hästi. Nii, see on nüüd parem. Et põhiõiguse termin on paralleelselt kasutusel inimõiguste terminiga, see põhimõtteliselt tähendab sisuliselt sama. Et inimõigused on universaalsed ja võõrandamatud, seda on hästi oluline silmas pidada. Inimõiguste järgimisel sisaldub ka kohustus austada teiste isikute ja isikute rühmade inimõigusi ja inimõigused arenevad samuti pidevalt. Need ei ole kuskile kivisse raiutud. Et nagu ühiskonnad ja riigid, seega tuleb ka inimõigusi käsitleda kooskõlas arengutega maailmas. Ja kus meil need inimõigused, põhiõigused on sätestatud, need on siis põhiseaduses ja ka kõige olulisem on selle Euroopa Inimõiguste konventsiooni Eesti jaoks, kus on samuti loetletud meie jaoks olulised inimõigused. Ja juba mainisin ka Euroopa Inimõiguste kohut. Et
et kõik rahvusvaheliselt kaitsevad inimõigused nagu põhiõigusedki kujutavad endast piirangud seadusandjale ja laiemalt siis avaliku võimu kandjatele, välistades siis teatud sisuga seadused, ehk siis see seab seadusandjatele raamid. Sellepärast on neil tugev jõud tegelikult õigustel. Ja Euroopa Inimõiguste Kohtus on praegu vähemalt 4 kliimakaebust esitatud. Otsusteni veel ei ole jõutud. Need on kõik esitatud viimase paari aasta jooksul. Ja sellest ma tegelikult tahaksin rääkida teile lähemalt järgmisel korral. Aga ma lihtsalt mainin ära, et see väga olulised otsused on sealt poolt tulemas. Praegu Euroopa Inimõiguste Kohus ei ole veel seisukohta ise võtnud kliimamuutuste osas. Ning oluline oleks teada ka õigushierarhiast järgmisel slaidil. Et õigusaktid moodustavad siis õiguskorras hierarhia, sellise astmelise järjestuse ja hierarhias peavad madalamal seisvad õigusaktid olema kooskõlas kõrgemal seisvate õigusaktidega. Et madalamal seisev õigusakt lähtub siis kõrgemal seisvast ning täpsustab ja täiendab seda. Et kõige kõrgemal astmel on meil põhiseadus, mis tulevad välislepingud ja konventsioonid, sealhulgas ka Euroopa Liidu õigus. Ja miks need on madalam kui põhiseadus, on sellepärast, et Eesti riik ei ratifitseeri ühtegi välislepingut või konventsiooni, mis ei oleks kooskõlas põhiseadusega. Ning need välislepingud ja konventsioonid, need on siis kõrgemal seadusest ja seadus kõrgemal määrusest. Et kõike seda tuleb silmas pidada ja kliimaõigus on peamiselt reguleeritud meil välislepingutega. Võib-olla te olete kuulnud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonist, mis meil võeti vastu 1992. aastal, kui ma õigesti mäletan, ning Pariisi leppe, mis võeti vastu 2015. aastal. Need on Eesti riigi poolt ratifitseeritud, need on siduvad, aga nende aga on selles, et need on nii-öelda veidi hambutud, ehk siis sa ei saa otse minna pöörduda kohtusse ja öelda, et riik üks või teist Pariisi kliimaleppe sätet ei täida või üks või teine riik Pariisi kliimalepet ellu ei, ehk siis sa pead seda kuidagi kombineerima teiste õiguse riigis sätestatud õigusregulatsiooniga, näiteks inimõigustega. Ja sellepärast on inimõiguste teemad väga olulised. Nii, liigume edasi kliimamuutuste juurde. Kliimamuutused on väga suur väljakutse juristidele ja traditsioonilisele õiguskäsitlusele. Et traditsiooniliselt saab kohtusse pöörduda vaid oma õiguste kaitseks, mis aga kliimamuutuste puhul on raskendatud, kuna selle mõjud traditsioonilistele õigustele on väga hajusad õiguse rikkumise jaatamiseks. Ehk siis lisaks sellele on raske leida riigil lasuvat, siduvat, selgepiirilist kohustus kliimamuutusi leevendada. Ja kliimamuutuste näol on ka tegemist globaalse ohuga, mille puhul on vaatamata teaduse arengule jätkuvalt raske täpselt määratleda, kes, kus ja millal kahju kannatab. Ja siis kliimamuutuste mõju võib ilmneda pöördumatu kahjuna pika aja jooksul. Näiteks ei avaldu praegu õhku paisatavate kasvuhoonegaaside kogu soojenemise efekt veel järgmise 30-40 aasta jooksul. Aga õigussüsteem on tavapärast ei ole üles ehitatud ettevaatusele ja preventsioonile. Sellepärast on see keeruline kliimamuutuste probleemi käsitleda. Ja õiguslikku problemaatilisust lisab veel see asjaolu, et kliimamuutuste negatiivsed keskkonnamõjud ongi nagu selline hajurioostus, mis tähendab, neil puudub kindla asukohaga allikas. Et inimtekkelisele kasvuhoone efektile on ju tõuke andnud kõik fossiilsete kütuste põletamisest saadavaid hüvesid, kasutavad ühiskonnaliikmed juba pooleteise aastase vältel. Ja sellest tingituna on raske leida põhjuslikku seost, mis on õiguses väga oluline, et ühe konkreetse saastaja ja riigi tegevuse ja kahjuliku keskkonnamõju vahel ning veel vähem siis kedagi selle eest vastutavaks pidada. Siis öeldaksegi, et tegemist on liiga kompleksse probleemiga, et see on liiga poliitiline, et ärme üldse kliimamuutuste teemat õigusesse too, aga nagu ma enne rõhutasin, õigus peab vastama meie ajastu väljakutsetele. Ja siis õigus tuleb edasi arendada, nii põhiseadus kui ka Euroopa Inimõiguste konventsioon, need on elavad dokumendid.
et polegi näiteks eriti õiglane, et mida suurem ja tõsisem on probleem ja kahju, millest seega ka rohkem isikuid on mõjutatud, seda väiksemad oleks justkui nende isikute võimalused oma õigustele kohtulikku kaitset saada. Sellepärast meil tuleb kliimamuutusi käsitleda. On lihtsalt liiga oluline teema, seda jätta välja ja selle olulisele on tähelepanu juhtinud ka kõrged kohtunikud. Järgmisel slaidil on mul toodud paar sõnavõttu nende mitte kohtulahenditest, aga konverentsidel, kus nad on sõna võtnud. Näiteks Euroopa Inimõiguste Kohtu esimees Robert Spanjo rõhutas, käsitles samuti kliimamuutust ja seda, et Euroopa Inimõiguste Kohus peab ka mängima oma rolli selles, et kliimamuutuste probleemi lahendust pakkuda, mingil määral pakkuda neid garantiisid, mis konventsioon on, Euroopa Inimõiguste konventsioon on meile andnud kõigile inimestele. Siis konventsioon ei saa jääda illusoorseks. See peab käima kaasas nendele väljakutsetega, mille ees me seisame. Ja samuti on Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Tim Eike rõhutanud, et praeguseks on juba kõik. Teadus on selge, me oleme väga suure enneolematu probleemi ees ja kõik peavad tegutsema. Ja tegelikult kui meie seas on siin juriste, siis ma tõesti soovitan seda sõnavõttu lugeda. See oli väga huvitav. Et ma panin siia lingi ka juurde. Aga nüüd lähme kliimateema juurde. Et kliimateemadesse sattusin mina umbes 3 aastat tagasi, kui olin jõudnud õigusteaduse magistriga poole peale, aga veel ekslesin ja kõhklesin, kas juurakarjäär on ikka õige minu jaoks ja mis valdkonna jurist ma üldse tahan olla. Et lugesin tolle ajal juhuslikult Greta Thunbergi kõnet The Guardianis, mis mind ikka tõsiselt vapustas. Kliimaprobleem oli miskit, mis mul oli minu jaoks kuidagi unustuste hõlma vajunud, et keskkoolis jäi küll meelde, et tegemist on tõsise globaalprobleemiga, mille tõttu liustikud sulavad, jääkarud võivad välja surra, korallrahnud hävivad, merevesi tõuseb, aga tegelikult ma ikkagi ei saanud aru, kuidas mind puudutab. Ja meedias ei paistnud noil aastatel pärast, kui ma keskkooli lõpetasin, sellest eriti juttu olevat ja tunduski, et selle probleemiga tegeletakse, asi ei ole nii hull ja mind see ei puuduta. Aga Greta Thunberg ja tema algatatud koolinoorte streigid äratasid mind üles ja mõtlesin, et kui tegemist on sedavõrd ulatusliku ja lausa eksistentsiaalse ohuga inimkonnale, siis kuidas see on ikkagi võimalik, et me oleme suutnud kurssi muuta. Ma tahtsin kliimateema kohta rohkem teada ja otsustasin oma magistritöö selles valdkonnas kirjutada. Ja olin veendunud, et kliimaprobleem on nii tõsine ja pakiline, siis on ju, et kuna kliimaprobleem on nii tõsine ja pakiline, siis on igas ülikoolis, igas distsipliinis uurimissuund, mis on pühendatud, et kliimaprobleemile lahendust leida. Ja kindlasti on palju magistrante, kes siis kliimamuutuste teemal oma magistritöö tahavad kirjutada. Aga tegelikult olin ma tol aastal Tartu Ülikooli õigusteadus ainuke, kes kliimateemat käsitles, isegi keskkonnaõiguse valdkonnas olin ma ainukene. Enne mind oli varasematel aastal 2 magistranti kliimamuutusi oma õigusteadus magistritöös käsitlenud. Mind panis igatahes imestama. Igatahes, kui ma teemasse sukeldusin ja eriti välisriikide kirjandusse, siis avastasin väga põneva ja kiiresti areneva õigusvaldkonna. Eriti lõid mind pahviks enne kuulmatud kliimakohtu asjad. Ja näiteks Hollandis, kus ligi 900 inimest pöördusid keskkonnaühenduse Urgenda kohtusse, et kohustada valitsust tõstma kliimaambitsiooni. See tähendab, et nõudsid, et valitsus vähendaks aastaks 2020 CO2 heitkoguseid plaanitust. Plaanis oli 20%, et selle asemel vähemalt 25% võrreldes siis 1990 aasta tasemel. Ning seda põhjusel, et Hollandi senised kliimaeesmärgid ei olnud kooskõlas, nende väitel ei olnud kooskõlas inimõiguste kaitse kohustustega ja täpsemalt siis õigusega elule ja õigusega austusele era- ja perekonnaelu kaitsele. Ja vähe sellest, et see kaebus ise oli nii ennekuulmatu. Kohus reaalselt rahuldas
kaevuse ja leidis, et Holland rikkus kasvuhoonegaasid vähendamise kavandamisel eesmärke kasvuhoonegaaside vähendamise kavandamisel eesmärke seades just nimelt Euroopa Inimõiguste konventsioonist tulenevat riigi hoolsuskohustust teha oma adekvaatne osa kasvuhoonegaaside vähendamisel. Mida enam ma kohtu järeldustesse süvenesin, seda enam ma mõistsin, et asi on ikka väga tõsine. Kliimamuutustel ei ole rängad mõjud pelgalt jääkarudele ja looduslikule mitmekesisusele. Kliimamuutused on 21. sajandi kõige suurem oht meie inimõigustele, et isegi Euroopas, rääkimata muudest piirkondadest. Kuidas täpsemalt kliimamuutused inimeste elusid mõjutavad? Selge on see, et loodus on elu alus. Me sõltume tervetest ökosüsteemidest ja liigirikkusest, õhk, mida me hingame, vesi, mida me joome, toit, mida me sööme, kõik need looduslikud rütmid, aastaringid, mis teevad selle planeedi elatavaks. Ja nüüd, kui globaalne temperatuur tõuseb, tulevad enneolematud põuad, kuumalainet, tormid, ekstreemsed ilmastikunähtused, merevee tõus, paljud elutähtsad ökosüsteemid kukuvad kokku, miljonid liigid hävivad, meie toidupäevas hävib. Ja näiteks Madagaskaril on praegu erakordsete põuaste aastate tõttu tekkinud näljahäda ja ÜRO on kulutanud seal välja humanitaarkriisi. India ja Pakistan kannatavad praegu pidevalt suurte kuumalainete käes, temperatuur on pikalt üle 40 kraadi ja ka vahel üle 50 kraadi, põllukultuurid hävivad, kariloomad surevad. Suur hulk nende riigi ja rahvast elab alla vaesuse piiri, kes ei saa endale kuidagi lubada mingit õhukonditsioneeri, isegi ära kolida. Aga igal juhul on oodata massilist migratsiooni. Väiksed saareriigid juba arvestavad sellega, et kliimamuutuste tagajärjel merevee tõusu tõttu võib nende territoorium muutuda elamiskõlbmatuks ja koguni riik võib lakata eksisteerimast. Ja siin olen ma välja toonud selle slaidi peal nüüd rahvusvahelise või valitsuste vahelise kliimamuutuste nõukogu ehk IPCC värske aruande, mis on andnud selge hoiatuse, et umbes 3,3 miljardit inimest, ligi pool maailma elanikkonnas elab piirkondades klassifitseeritud kliimamuutuste suhtes väga haavatavateks. Ja ÜRO peasekretär on seda aruannet kommenteerinud ja nimetanud seda inimkannatuste atlaseks, hukkavõistmaks, süüdistuseks ja ebaõnnestunud kliimajuhtimise eest. Ja eriti ohtlik on, kui globaalne soojenemine jõuab nimetatud murdepunktideni, lävendi efektideni, kus toimuvad looduslikud tagasisideringid, mis hakkavad seda soojenemist veelgi võimendama ja see väljub juba igasuguse inimkonna poolt kontrolli alt. Ja sellisel juhul seisame silmitsi ülikiirete ootamatute suuremal tasandil avalduvate tagajärgedega. Ja IPCC on 2021. raportis toonitanud, et iga lisanduv tonn kasvuhoonegaas loeb. Iga murdosa kraadist, mille võrra suudetakse atmosfääri soojenemist ära hoida, on oluline, et vältida murdpunktide jõudmist. Kliimakatastroof ei ole ära hoitav, kui me kasvuhoonegaaside heitmeid drastiliselt ei vähenda ja lükkame selle kuidagi kaugesse tulevikku. Heitmeid tuleb drastiliselt vähendada juba sel kümnendil. Ning milline on siis kliimamuutuste mõju meie inimõigustele? Nüüd liigume järgmise slaidi peale. Kliimamuutused üldiselt ei ole raske näha, kuidas kliimamuutused meie inimõigusi mõjutavad. Need mõjutavad õigust elule, õigust tervise kaitsele, õigust austusele era- ja perekonnaelu puutumatusele, kodukaitsele. Näiteks peame kliimamuutuste tagajärjel kolima, peame oma kodud maha jätma, me ei saa enam elada seal, kus me tahaksime elada. See on samuti oht inimväärikusele ja põlvkondadevahelisele võrdsele kohtlemisele, mis on samuti tegelikult seadusega tagatud. Kui praegu ei tegutse, siis mõju on just drastiline tulevastele põlvedele. Mida kauem ootame, seda hullemad on mõjud. Ehk siis
praegu elavate inimeste õiguste kõrval tuleks suure keskkonnamõjuga otsuseid langetades ja riiki arengut suunates mõelda ka tulevastele põlvkondadele ning ja arvestada ka nende õigustega. Seda eriti, kui mõeldagi sellistele kliimakriis suurtele probleemidele nagu kliimakriis, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine. Ja need otsustajad peavad seda arvesse võtma. Ja viimase aja üks märkimisväärseid pretsedente puudutas Saksa Liidu konstitutsioonikohtu otsust sealses nii-öelda kliimakaebuses, et 2021. aasta aprilli lõpus tehtud otsuses pidas kohus Saksamaa 2019. aasta niinimetatud üleliidulist kliimaseadus põhiseadusega vastuolus olevaks osas, milles seadus ei näinud ette täpsemaid meetmeid siis kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks alates 2030. aastast. Kohtu hinnangul toob selline lähenemine tulevikus kaasa praeguste ja tulevaste põlvkondade põhiõiguste ja vabaduste ülemäärase riive, seades neile ebaproportsionaalselt suure koorma kasvuhoonegaaside heite vähendamisel. Nii et viidates siis otsesõnu põlvkonda vahelise võrdsele kohtlemisele. See on enneolematu otsus, mida Saksa konstitutsioonikohus tegi. Ja selle otsuseni viis tegelikult just nimelt noorte aktiivne tegevus ning kohtusse pöördumine. Aga nüüd mul on siin kirja pandud ka õigus puhtale keskkonnale ja see on mul pandud kaldkirjas. Kuna tegemist ei ole veel ametlikult inimõigusega, ehkki ÜRO on seda just hiljuti inimõigusena tunnustanud. Et õigus, aga see ei ole veel ametlikult kuskil kirjas. Ametlikus dokumendis nagu konventsioonid. Õigus puhtale keskkonnale on 150 riiki, sealhulgas Eesti mingil kujul oma õigusaktides sätestanud, kuid selle õiguse rakendamise ja tõsiseltvõetavusega on veel palju probleeme. Et nüüd, kui ÜRO on seda õigust inimõigusena tunnustanud, võib loota, et see edendab õiguse puhtale keskkonnale ühtsed standardid ning julgustab siis õiguspraktikuid sellele veel tuginema ja tugevama kaalu andma. See on väga positiivne areng praegu. Ja oma 8. oktoobri 2021. aasta resolutsioonis ÜRO tunnustabki, et igal inimesel on õigus ohutule, puhtale, tervisevajadusele vastavale ja jätkusuutlikule keskkonnale. Ehk siis lühendatult on see õigus puhtale keskkonnale. Ja see hõlmab siis õigust puhtale õhule, puhtale ja piisavale veele, tervislikule jätkusuutlikult toodetud toidule, elamiskõlblikule kliimale, elujõulistele ökosüsteemidele ja elurikkusele, mürkide vabale keskkonnale. Samuti kuulub selle alla siis õigus keskkonnateabele, õigus olla kaasatud keskkonnaotsuste tegemisse ning juurdepääs õiguskaitsele. Et igal juhul selle õiguse tunnustamine ning veel kõrgemal tasandil annaks palju juurde. Et praegugi on nendes riikides, kus seda õigust on tunnustatud, juba tegelikult positiivseid arenguid näha, aga see õigus ei ole igas riigis, eriti arengumaades, ei ole kuskil kõrgemal seisvas õigusaktis sätestatud ning seda praktikas seda ei rakenda. See ongi oluline tegelikult neid õigusi kõiki teada ja nendele tugineda ja nõuda nende täitmist. Ja jõuamegi siis viimase slaidini, et miks inimõiguste ja kliimamuutuste vahelise seose nägemine on üldse oluline. Paljusid tegelikult ei veena pildid sulavatest liustikest, hiigikeltsast, surevatest jääkarudest, vaid just kliimamõjust inimesele ja tema õigustele. Sellepärast on see tegelikult oluline, selline tugevalt moraalne argument. Aga muidugi üks neist moraalne argument, et tegelikult on sellega väga kenasti välja arendatud raami
raamid seadusandjale ja millest siis, kui seadusandja võtab vastu seadusi, siis ta peab arvestama inimõigustega ja nende raamidega. Ja on öeldud, et teadlaste sõnul tuleb kliimakriisi lahendada läbi kiire, süsteemse ja transformatiivse muutuse. Et ÜRO eriraportöör David Boyd ütleb, et see on just see koht, kus inimõigused tulevad mängu. Et ajalugu on näidanud, et inimõigused saavad kaasa tuua transformatiivset muutust ühiskonnas. Kui me mõtleme näiteks orjapidamise lõpetamisele, naiste õiguste peale, tsiviilõiguse liikumiste peale, apartheidide vastase liikumise peale, põlisrahvaste õigused, LGTB, puuetega inimesed, et kõik need ühiskonna liikumised on suutnud et just nimelt inimõigusi rakendada selleks, et läbi suruda sellist transformatiivset muutust. Ja meil ongi vaja sellist momentumi inimestele, kes ütlevad, et meil on vaja praegu tegutseda kiiresti, me tahame elada elamiskõlblikus maailmas ja see on meile endale ja meie lastele oluline ja see on tagatud meie inimõigustega. See on meie inimõigus. Igas valdkonnas, igas distsipliinis peaks praegu pingutama ja õigus ja inimõigused on üks sellistest vahenditest, läbi mille me saame samuti luua mingit muutust. Ma arvan, et sellel peaks tähelepanu hoidma. Ja ning kuna rahvusvahelised läbirääkimised on jäänud stoppama, meil on juba iga aasta meil toimub erinevaid kliimakonverentse, võetakse vastu, tehakse erinevaid kliimakokkuleppeid, aga need kõik on senimaani olnud ebapiisavad. Ja sellepärast on püütud leida mingeid loovaid lahendusi, ehk siis kasutada neid survestamismehhanisme, mis meil juba olemas on. Ja õigus pakub seda, inimõigused pakuvad seda ja selle poole on ka nüüd järjest enam pöördutud sellise survestamismehhanismi poole. Ja pöördutaksegi üha enam kohtutesse ning keskkonnaalastes kohtuasjadest tuginetaksegi järjest enam inimõiguste argumentidele, et vaidlustada siis avaliku võimu tegevus. Ja näiteks ühe uuringu kohaselt põhinevad ligi 90% väljaspool USA'd esitatud kliimakaebustest, mis on, tegelikult neid on sadu inimõiguste argumentidel. Et see on selline jõuline lähenemine kliimaõigluse probleemile. Ja ma arvan, et sellega ma praegu lõpetaksin. Et mind huvitaksid teie mõtted, teie küsimused ja ma võib-olla rõhutaksingi, et järgmisel koolitusel räägin ma lähemalt kliimakaebustest ning annan teile konkreetseid praktilisi soovitusi, et kuidas sellega tegeleda. Praegu see oli sissejuhatus ja tegelikult olekski väga hea markeerida ära need teemad, mida te tahaksite, et järgmine kord käsitleksime. Samuti, kuna me oleme koostamas õppematerjale, siis ka nende osas on hästi teretulnud teie soovitused, et millest te tahaksite rohkem kuulda ja mille kohta teada. Ma näen, et Ival on juba käsi püsti ja ma arvan, et me võimegi esialgu nii teha, kuna me siin veebis oleme, et anname käega märku ja siis ma saan sõna anda. Vist hetkel ei kuule sind, kas ma olen ainus? Kas nüüd on paremini kuulda või üldse kuulda? Hea, super. Suur aitäh. Ühesõnaga suur aitäh loengu eest. Väga põnev oli kuulata ja mind väga huvitaks teie kogemus just selles osas, et
kuidas see Eestis praegu erinevate osapoolte puhul see areng on olnud, et tõesti üks kaasus, eks ole, on selle õlitehasega, aga kuidas seda Eesti, ütleme, õigussüsteemis vastu võetud on, mis arutelud siin, ütleme, näiteks õigusteadlaste ja ütleme, võib-olla ka kohtunike vahel on käinud, millest te teadlikud olete ja mis mõtted siin näiteks ka riigi ettevõtete poolt on tulnud. Et võib-olla lihtsalt sellist isiklikku kogemust Eesti kontekstis oleks väga huvitav kuulda. Eestis on meil tõepoolest üks kohtuasi algatatud. See nüüd on õlitehase kohtuasi, mis algatati 2020. aasta kevadel, et peatada õlitehase rajamine ja konkreetselt vaidlustati ehitusluba. Me ehitaks seda kliimavaenulikku õlitehast ning kohtusse pöördusid siis Fridays for Future noored ja senimaani on see pigem saanud, ma ütlen, et pigem on ta olnud juba võidukas selles osas, et on hästi palju tähelepanu sellele probleemile siiski pööranud. Ja me oleme jõudnud praegu teise kohtuastmesse. Esimeses astmes me saime küll kaotuse, aga see oli kohtuotsus oli lihtsasti, tema argumendid olid lihtsasti ümber lükatavad, eks me tõesti apelleerisime selle. Ja praegu 14. juunil tuleb siis ringkonna kohtuotsus. Ja tähelepanu on see kaasus päris, ma arvan, et päris hästi pälvinud siin Eestis ja just nimelt nende noorte tõsiseltvõetavust, keskkonnaorganisatsioonide kaebuste tõsiseltvõetavust on see päris palju edendanud. Et nad ei ole niisama kuskil tänaval, ei vehi nende plakatitega, vaid nad ikka võtavad reaalselt samme ning nende õigustega tuleb arvestada. Et see on selline hästi positiivne mõju olnud juba praegu. Et alati need kohtusse pöördumised, need ongi kliimavaldkonnas on pigem sellised strateegilised. Et see võit ei ole nagu peamine, et isegi kui tuleb mingeid positiivseid õiguslikke seisukohti kohtult, et see on ka nagu positiivne. Et eks näis, aga et mis arutelusid on siin tekkinud? No, Tarmo, Katre, te võite mind täiendada. Teie olete ka päris palju sellel silma peal hoidnud. Ma natukene mõtlen, et mis ma siin esile tooksin. Ja, et võib-olla, mis mulle on silma jäänud, ega neid inimõiguste ja kliimalased asju väga palju ei ole, aga küll oli nüüd välja antud üks raamat, mis ei sisaldanud ainult kliima ja inimõiguste seoseid, vaid laiemalt inimõiguste seoseid. Et see on võib-olla üks teema, kuna sa ise olid ka sinna natuke kaasatud, saad rääkida. Ja ma ei tea, kas sa tahad täna rääkida Portugali noorte kliimakaebusest, mis on Eesti vastu ka muu hulgas esitatud ja kuhu vahepeal oli plaan Eesti vabaühendused ka kaasata, aga lõpuks ikkagi jäi ära. Et see on võib-olla üks huvitavam ja eks nii palju, kui me teame, Riigikohus ju ka sellel teemal eeltööd teinud ja siin mõned kuud tagasi oli õigusteadlaste päevadel üks selline arutelu, et võib-olla sa oskad nendest midagi täpsemalt rääkida. Just, sellest Portugali noorte kliimakaebusest tahtsime rääkida tegelikult järgmisel korral, aga tõsi, ma mainin selle ka praegu ära, et 6 Portugali noort esitasid ka siis juba 2020. aasta sügisel kaebuse Euroopa inimõiguste kohtusse ja kaebasid 33 Euroopa riiki kohtusse ebapiisava tegevuse tõttu kliimamuutuste leevendamisel. Ja neil on väga põhjaliku argumentatsiooniga kohtukaebus ja jõudnud ja kenasti edasi liikunud. See ei ole teada täpselt, millal see otsus tuleb, aga Eesti on saatnud väga põhjalikke vastuseid nendele argumentidele. Neil on esitatud ka uuringud, et milline see Eesti 2030. aasta kliimaeesmärk peaks olema, et see vastaks ikkagi Pariisi leppele ning milline oleks siis see õiglane osa Eesti puhul.
et see on hästi põnevate argumentidega kaasus ja kindlasti tuleb siin midagi head. Loodetavasti tuleb, et isegi kui ta nii-öelda takerdub, see on menetluslike põhjuste tõttu, siis sellegipoolest need argumendid on olemas, neid saab esitada, meil on sarnaseid kaebusi on juba esitatud, ma tean, et Tšehhis, Itaalias, Belgias, et sarnastel inimõiguste argumentidel. Jah. Et sellised põnevad arengud ning Eestis muidugi hästi suur hulk ettevõtjaid on need, kes on muidugi nende kliimaregulatsiooni vastased, et nemad ikka püüavad pusida selle kallal, et meil saaks kliimaseadus vastu võetud. Et mulle tundub, et see kliimarevolutsioon on praegu hästi selline hägune. Et see jääb ka muidugi meile ette. Et tõsi, ta on hägune, aga see ei tähenda, et me peaksime siin lihtsalt tiksuma ja ootama, enne kui kõiksugused regulatsioonid ja kavad täpselt võetakse vastu. Et tegelikult meil on väga-väga kiire asjaga ja inimõigused on mängus. Ja, et võib-olla on see teema, et meil on püstitatud suured eesmärgid kliimaneutraalsuseni jõudmiseks ja erinevates protsessides, aga need on kõik seal ajaraamistikus üsna kaugel. Aga need täpsed teekonnad, et kuhu sinna jõuda, et ei juhtuks seda, et kõik meetmed ja tegevused peaks ette võtma viimasel paaril aastal, mis on nagu ülemäärane koormus, et see on võib-olla see suurem vajakajäämine ja see puudutab ju ka inimõigusi läbi selle, et need, kes need aastal 2033 või 2047 peaksid midagi väga drastiliselt muutma hakkama, kui me seda täna ei tee, need on ju tänased noored ja kõik need väga järsud otsused ja puudutavad nende inimõigusi ka. See on ju ka kindlasti Eesti puhul relevantne teema, aga Triin, palju sa oskaksid sellest samast raamatust rääkida, mida sa aitasid ka üle vaadata? Ma ise nii täpselt ei mäleta, aga äkki sealt on ka midagi huvitavat jagada. Ja meil nüüd sellel kevadel ilmus inimõiguste raamat, mis on siis kõige põhjalikum eestikeelne käsitlus inimõigustest ning seal on ka päris põhjalik peatükk keskkonnaga seonduvate inimõiguste kohta. Ma kindlasti võiksin jagada teiega linki, iseenesest inimõigusteraamat.ee ja sealt leiate tegelikult kõik vaja minema info ja seal on käsitletud ka põgusalt kliimakaebusi, põlvkondade vahelist õiglust ja mis seis on meil õigusega puhtale keskkonnale. Et seda on põhjalikult käsitletud ja samuti säästva arengu eesmärke. Ja. Kas keegi veel tahab midagi küsida või oma mõtteid jagada või võib-olla keegi jõudis lugeda neid materjale, mida Triin paar päeva tagasi saatis koos selle lingiga meie tänasele koosolekule. Kas need tekitasid neist mingeid mõtteid või kas on kellelgi mingisuguseid mõtteid või küsimusi? Ei pea olema küsimus, võib olla lihtsalt oma mõtete jagamine või midagi huvitavat öelda. Et hea meelega ootame teie panust ka siia. Ja kes on kaamera mikrofoniga probleem või midagi muud sellist, et alati saab ka kirjalikult küsimused saata, et me saame ka neile siin suuliselt vastata. Ja samuti, nagu Triin ütles, võite siin avaldada kõiki oma mõtteid ja ootuseid meie järgmiste koolituste ja võib-olla ka selle lõpukohtumise või valmivate materjalide osas, et kui teil on mingisuguseid teemasid või küsimusi, millele
ootaksid vastuseid ja Helena. Ma tahtsin küsida, et kas Eestis on noortel selle teema osas ka mingeid muid võimalusi kui aktivism, sest praegu mul on nagu natukene kahju, et kui ma vaatan seda, mis maailmas toimub, siis noorte ainus võimalus ongi nagu lihtsalt üritada oma hääl kuuldavaks teha, aga et kas me saaksime juba alustada ka mingisuguse nagu rahuliku tööga või kas on olemas mingid töögrupid Eestis või ma ei tea, kuidas te seletada. Mina hästi soovitan ühineda erinevate keskkonnaorganisatsioonidega, et see on juba hästi tore toetus, mis sealt tuleb. Et läbi sellise strateegilisema üheskoos tegutsemise me jõuamegi nende tulemusteni, et siin kõik need kliimakaebused, mis on esitatud või pöördumised, et need on tegelikult ikkagi valminud koostöös, see ongi hästi tore, et seda tasub kindlasti teha ja ma tean, et meil on noorte vist kliimakogu olemas, ma täpselt detaile ei tea, aga siin Katre ja Tarmo võivad täiendada, et mis meil Eestis täpsemalt siin olemas on veel noortele, et ka minu teada Keskkonnaministeeriumi juures on noortekogu, et kes nende kliimateemadega tegelevad. Võimalik siin. Ja, ega see aktivism ei tähenda tingimata ainult meeleavaldustel käimist ja kohtusse kaevamist. Ega see töö, mida teevad keskkonnaühendused igapäevaselt, ongi oma olemuselt tihtipeale palju igavam ja palju selline traditsioonilisem, ehk et käiakse erinevatel koosolekutel, tutvutakse arengukavadega, esitatakse seal seisukohti, tehakse omavahel koostööd. Kindlasti meil on häid keskkonnaorganisatsioone päris mitmeid, kellega koostööd sellel teemal teha alates näiteks Fridays for Future noortest, aga ka Eestimaa Loodused Fond, Eestimaa Roheline Liikumine, Rohetiiger, Arengukoostöö Ümarlaud, mingil määral Mondo samuti, neid on päris palju, kellega võib ühendust tuua ja neid kontakte otsida ja võib-olla keegi ka siin olijatest oskab soovitada, kuidas ja mismoodi saavad noored kaasa lüüa, aga Mirabel vist soovisid öelda midagi. Ja, tere. Ivo juba jõudis kirjutada, et just Noorte Keskkonnanõukogu on just ühendab sellise seadusliku poole ja noored, et muidugi see saab alati olla aktiivsem ja see peakski olema aktiivsem, et see nagu ajaga on see muutunud, see aktiivsuse tase, ja siis ma kuulates Triinu, et ma olen väga nõus, et selle taha kliimaseaduse taha nagu selle tegemata jätmise ja siiamaani, mida pole olemas, et selle taha on jäänud nii mõnigi suurem asi seisma. Ja ma nagu kuidagi tunnen, et selle koostamise juures peaks olema, et seal peaks olema kaasatud nii võimalikult palju keskkonnaorganisatsioone, et ei oleks siuke kuskilt kõrgelt keegi, kes otsustab ja see on ka tulevaste valimistega on see näiteks Fridays for Future Eesti valimisplatvormi üks punktidest näiteks, et see tuleks ära teha koos erinevate keskkonnaorganisatsioonidega. Aitäh! Et just see kaasamise pool on tegelikult hästi oluline, tõesti kõiksugust keskkonnaotsuste tegemise juures, et
et nii seaduseelnõude vastuvõtmine kui ka siin erinevad haldusaktid, näiteks keskkonnalubade väljastamine ja üldplaneeringute koostamine, et tegelikult noored saavad seal ka kaasa rääkida ja oma õigused kuuldavaks teha. Et nendest ma tahakski tegelikult järgmine kord lähemalt rääkida, et kuidas seda teha. Millal võiks seal silma peal hoida, milliseid kliimaargumente kasutada ja nii edasi. Tegelikult üheskoos oleks seda muidugi palju efektiivsem teha, et keskkonnaorganisatsioonid püüavad silma peal hoida, aga mõistagi see on kõik, ma ei tea, ressursimahukas nii aja kui energia poole pealt, sest neid otsuseid tuleb pidevalt. Ja et tulebki hästi strateegiliselt mõelda, et kuhu sa oma ressursi, oma aja ja energia tõesti suunad. Et kui sa oled noor, et mis see kõige efektiivsem kasu, mis kõige rohkem tooks kõige efektiivsemat kasu. Ja mis on veel toimunud ja toimumas, et nagu siin Piret Räni rääkis, et on olemas noored rohelised, samamoodi Tartus on kliimakogu olnud, vast neid tuleb veel, et võib-olla keegi ka siin on selle kliimakoguga rohkem kursis või osalenud ja teab ja mida meie siin Keskkonnaõiguse Keskuses õigusliku poole pealt veel, mis meil hetkel käsil on näiteks valmimas on sellised soovitused kliimamõjude hindamiseks suuremate projektide ja kavade juures, kuidas neid teha ja samamoodi me oleme, juristid on analüüsimas Eestis seda, kas Eestis peaks ka olema kliimaseadus ja milline ta peaks olema ja millised on nagu teiste riikide näited. Selliseid asju on veel, aga ma näen, et Lindal on ka käsi püsti. Ja tere ka minu poolt, et ma tahtsin öelda, et mina olen noortest rohelistest ja et see koolitus on tõesti olnud väga informatiivne ja ma olen hästi palju sisendit saanud ja ma tegelikult tahtsin natuke luba ka küsida, et kas oleks okei, kui ma teen sellest ka blogipostituse, sellest sisendist, mis me täna kogunud oleme? Ja, absoluutselt. Et sellest teemast lihtsalt räägitakse nii vähe Eestis, aga see võiks olla palju laiahaardelisem. Ja kui see... Suur tänu. Jah, et kui sa teed selle blogipostituse, siis oleksime tänulikud, kui sa seda meiega ka jagaksid, et me saaksime seda näha ja võib-olla edasi jagada. Ja mul on kontaktid olemas selles mõttes, ma saan kindlasti teiega ka jagada seda. Ja see oli kõik, mis ma tahtsin praegu kommenteerida ja öelda, et jah. Aitäh selle eest, et igal juhul selline individuaalne panustamine on oluline, aga sellega ei tohi piirduda. Ehk siis tegelikult see tähendab seda, et okei, me sorteerime prügi, me vähendame oma elektritarbimist ja nii edasi, vähendame lendamist, aga see on, ma arvan, see on hea algus, aga sellega ei tohi piirduda. Tegelikult kõik selline ühiskondlik mõjutustegevus on hästi oluline praegu, et kõik see on kodaniku aktivism. Ja. Et teisiti me oma jalajälge selles nii-öelda riiklikus inventuuris ei vähenda. Et mina olen omale sellise eesmärgi seadnud, et ma tahan, et minu süsiniku jalajälg selles riiklikus inventuuris oleks 0. Praegusel hetkel on niimoodi, et sa vaatad, et mis on ühe keskmise eestlase süsiniku jalajälg ja see on siin mitu korda suurem, kui on keskmise maailma kodaniku jalajälg. Et see on mitu korda, kui Nigeerial on see 1, siis Eestil see on erinevad aastad, aga ma ei tea, on see 14 või. Et päris suur. Et võiksime pingutada selle nimel igas riigis, et meie süsiniku jalajälg oleks võimalikult väike. Aga selleks see ei ole lihtsalt see, et me individuaalselt pingutame, aga pingutame selle nimel, et meie riigi otsused oleksid võimalikult õiges suunas ja seda me saame teha.
ja ühe huvitava faktina veel, et võib-olla olete kuulnud sellest ajast nagu Earth Overshoot Day ehk see päev, kus maailm on tarbinud aastas rohkem ressursse, kui planeet suudab jätkusuutlikult neid ühe aasta kohta tagada, et sellel aastal see ei ole veel teada. Aga eelmisel aastal oli see World Overshoot Day minu arust kas 29. juuli või kusagil juuli lõpus. Aga kui me vaatasime, et riikide puhul on ka arvestatud, et millal riik oma õiglasega, oma proportsionaalse osa neid ressursse on ära kasutanud, siis Eesti oli selles edetabelis päris kõrgel kohal, 8. kohal ja kas ta oli äkki 14. märts juba, kui meil oli see ületarbimise päev käes, et see arenguruumi on meil päris kõvasti. Nii, aga võite veel siin natuke küsimusi mõelda ja kättest valmistada, aga ma juba jagan paari infot kohe ka. Et esimene on see, et me hea meelega kutsuksime teid kõiki ka järgmistele koolitustele samamoodi ja saadaksime infot, erinevaid materjale selle kohta, mis me kogume. Et selleks tarbeks me talletaksime teie e-postid sellelt registreerimiselt, mis te tegite ka edaspidi. Aga nagu see kord on, et kui keegi teist ei soovi, et me seda teeme ja tahab oma e-posti aadressi meie loendist eemaldada ja ei soovi meilt neid kirju ja kutseid saada, et siis kirjutage meile ja me kindlasti teeme seda ka. Ja nüüd kohe ma panen siia chati tagasiside lingi tänasele päevale, mida te võite kohe täita, aga kui te praegu kohe ei jõua, küllap me saadame siis selle veel teile e-kirjaga ka pärast tänast koolitust. Mul on üks hetk aega ja ma panen selle chat ja siis, kes soovib, võib seda kohe täitma hakata. Ja kui meie seas on juuratudengeid, siis ma kutsuksin teid ka praktikale. Et Keskkonnaõiguse Keskus võtab ka ikka iga aasta omale praktikante. Et kui teid keskkonnaõigus ja kliimaõigus lähemalt huvitab, et siis kindlasti tasub kandideerida, saatke kiri. Jah, ma panin chati nüüd selle tagasiside ankeedi aadressi, aga tuli vahepeal küsimus, et kas see koolitus, mis me täna tegime ja praegu ka salvestan, on järelkuulatav. Me ei ole hetkel täpselt otsustanud, et kas ja kuidas me selle teeme, aga Triin, Katre, kas te oskate kommenteerida? Või me anname sellest teada, et kas me teeme ta päris avalikuks või mitte? Selle loa ma teilt igal juhul saime. Aga kes tahab nagu seda salvestust kuidagi eraldi saada, siis seda annab korraldada, kuigi ta võib-olla e-kirjaga saatmiseks on liiga mahukas, aga äkki on Zoomis ka helisalvestuse võimalus või tähendab, kui ma salvestan, äkki tekib see helisalvestus ka, ma 100% ei ole kindel, kuna ma ei ole seda varem kasutanud, aga minu mälu järgi tekkis neid faile päris mitu, kui ma selle konvertimise ära tegin. Kui see on ka, et siis alati saab meilt nii-öelda individuaalselt saab alati materjale kõike küsida, kas nad lähevad kusagile nii-öelda, ma ei tea, Facebooki või kodulehele või kuskil niimoodi laiemalt üles, et seda me ei ole veel praegu otsustanud, aga me teeme kindlasti selle otsuse. Ja järgmised koolitused me plaanime tõenäoliselt septembrisse, oktoobrisse. Ei ole veel päris kindel, kas me saame teha ka nii-öelda päris kohtumisega koolitusi või on nad veebikoolitused. Lõppkohtumisele tahaks kindlasti inimesed nagu päriselt kokku kutsuda. Aga kui teil on ka selle aja või vormi suhtes mingisuguseid mõtteid, mida te tahate jagada, millist aega kindlasti näiteks vältida, et on ülikoolis ja koolis väga kiired ajad ja midagi sellist, et siis võite seda, need mõtted nii tagasiside ankeedis meiega jagada või ka siin kohe praegult.
aga ma arvan, et hästi, et saate kirjalikult tagasisidet anda ning osaleda ka järgmistel üritustel. Et igal juhul suur-suur aitäh minu poolt ja jõudu jaksu teile kõigile. Ja loodan teiega kohtuda siis ka järgmisel korral. Ja suur tänu kõigile minu poolt ka. Järgmiste toredate kohtumiseni ja kordan veel üle, et väga tänulikud oleme, kui te täidate tagasiside ankeedi. See on alati korraldajatele väga oluline ja väärtuslik info, mis sealt tuleb. Suur tänu. Aitäh!